Armsad sõbrad, ma soovin teile õnnistatud jõuluaega, meie issanda ja õnnistegija Jeesuse Kristuse sündimise püha. Ja muidugi ka rahulikku peatset aastavahetust. Sellel aastal on jõuluaja esimene pühapäev 28. detsembril, mis on kiriku kalendris pühendatud Petlemma süütutele lastele. Ja nii seda päeva nimetataksegi. See on süütalaste päev. Meie tänane epistel on pärit apostel Pauluse esimesest kirjast korintlastele, kohe selle kirja algusest, esimesest peatükist. Ma loen selle teile ette, aga ma ütlen ka kohe, et ma ei taha täna keskenduda mitte ainult süütalaste päeva teemale, vaid kõnelda jõuluajast, iseäranis jõulunädalast, selle esimestest päevadest lähemalt. Niisiis kõigepealt meie tänane epistel apostel Pauluse esimesest kirjast korintlastele, salmid 26 kuni 29. Apostel pöördub siin oma lugejate, sellesama Korintuse koguduse kristlaste poole ja ma tuletan teile meelde, et see Korintuse kogudus oli apostel Pauluse enda rajatud. Nii ta kirjutab neile siis: vaadake, vennad, iseendid, millistena te olete kutsutud. Mitte palju tarku inimeste meelest, mitte palju vägevaid, mitte palju kõrgest soost. Kuid Jumal on valinud maailma meelest narrid, et häbistada tarku. Ja Jumal on valinud maailma meelest nõrgad, et häbistada tugevaid. Jumal on valinud need, kes maailma meelest on alamast soost ja halvaks pandud, need, kes midagi ei ole, et teha tühisteks need, kes midagi on, et ükski inimene ei kiitleks Jumala ees. Nendel apostel Pauluse sõnadel ei ole otseselt midagi pistmist Petlemma süütute lastega, aga kaudselt me võime siin siiski seost näha ja nimelt eeskätt selles, mille pärast, kelle pärast Jumala poeg sai inimeseks ja mis oli see selle maailma tegelikkus, mis tõi endaga kaasa selle hirmsa kuriteo, Petlemma süütute laste tapmise. Aga nagu ma ütlesin, ma tahan rääkida lähemalt jõulunädalast, eriti selle esimestest päevadest ükshaaval ja siis jõuame tagasi ka süütalaste päeva juurde. Kõigepealt muidugi kõige tähtsam päev on 25. detsember, jõulupüha. Meie rahva traditsioonis küll on suurem rõhk isegi selle eelõhtul ehk jõululaupäeval või jõuluõhtul 24. detsembril ja selles ei ole õigupoolest midagi halvasti või valesti, kuna kui me võtame pühakirja lahti, siis kohe sealt algusest me võime lugeda, et Jumala aja arvamine või Jumala kalender käib samuti õhtust hommikusse, mitte nii, nagu meie oleme tänapäeval enamasti oma ilmaliku kalendri järgi harjunud hommikust õhtusse. Tuletage meelde, kuidas loomisloos öeldakse, siis sai õhtu ja sai hommik esimene päev. Ja nii on kirik traditsiooniliselt pidanud pühi ikka nõnda, et alustatakse eelõhtuga ja siis järgneb see pühapäev ise. Ja sellepärast on meil ka muude pühade puhul nii, et see eelõhtu kipub vahel olema tähtsamgi kui see kalendripäev ise. Mõtleme näiteks jaaniõhtu peale või Kadri laupäeva ja Mardi laupäeva peale ja küllap selliseid pühasid on teisigi. Niisiis jõuluõhtuga algab tegelikult see liturgiline päev, mida me nimetame issanda sündimise pühaks ehk jõulupühaks.
see püha on väga tähtis. See püha ei ole mitte ainult see, et siis sündis Jumala poeg inimesena, see Jumala poeg, kes hiljem meie eest kannatas ja suri ja surnuist üles tõusis. Ma olen kuulnud vahel öeldavat ka kristlaste poolt, et mis nendest jõuludest ikka tähistada, suur reede ja ülestõusmispüha on ju tähtsad. Suur reede ja ülestõusmispüha on mõõtmatult tähtsad, aga ka jõulupüha, issanda sündimine, Jumala poja sündimine inimlapsena siia maailma on mõõtmatult tähtis, sest et see on osa Jumala inimeseks saamise ja meie omaks võtmise suurest müsteeriumist. Kui apostel Paulus ütleb oma kirjas roomlastele 8. peatükis, et ta on veendunud, et mitte miski ei saa meid lahutada Jumala armastusest, siis ta lisab sinna juurde Jumala armastusest Kristuses Jeesuses. Sest Kristuses Jeesuses on Jumal ja inimene lahutamatult teineteisega ühendatud. Kristuses Jeesuses on Jumal võtnud omaks meie inimloomuse ja see tähendab ka meid. Jumal ja inimene on temas lahutamatult ühendatud. Võime öelda ka, et temas on lahutamatult ühendatud taevas ja maa. See issanda sündimise püha, Jumala igavese sõna lihaks saamise püha on niivõrd tähtis. See on nii tähtis, et apostel Johannes alustab, kuigi mitte seda püha nimetades, aga just nimelt sellest sündmusest kõneldes nii oma evangeeliumi kui ka oma esimest kirja, kus ta ütleb, et me kuulutame teile elu sõnast, keda me oleme oma silmaga näinud ja keda me oleme oma kätega katsunud. Inimesed ju tihtipeale tunnevad ja ütlevad, et jah, kui Jumal on, siis ta on kuskil kõrgel ja kaugel, mis meil temast ja veelgi enam, mis temal meist. Vaadake, Jumal, kellesse me usume, ainus tõeline Jumal, on see, kes sai jõuluööl inimeseks, sündis inimlapsena siia maailma. Selleks, et olla meile nii ligidal kui võimalik, et meie võiksime olla temale, oma elu ja olemise allikale nii ligidal kui võimalik, et me oleksime taas ühendatud oma loojaga, temaga, kellest on pärit kõik, kellest oleme pärit ka meie ja ilma kelleta meil ei saa olla tõelist ega igavest elu. Elu on ilmunud, tõeline elu on tulnud siia maailma. Jeesus ütleb ju, et mina olen tee ja tõde ja elu ja tema isikus, tema isik on see koht, kus maa ja taevas, Jumal ja inimene kokku saavad. Ja sõna sai lihaks ja elas meie keskel ja me nägime tema au kui isast ainusündinu au, täis armu ja tõde. Me mitte ainult ei või seda näha, vaid me saame sellest osa. Temas on meile kingitud Jumala päästva, õndsaks tegeva armu täius. Temas me leiame tõe ja ka tõelise ja igavese elu. Jõulud on imeline püha. See jõulude püha tähtsus, see väärtus ei kahvatu kuidagi suure reede ja ülestõusmispüha kõrval. Kuigi need on muidugi ka mõõtmatult olulise, möödapääsmatult olulise tähtsusega päevad, kuna siis viis Jumal Jeesuses Kristuses meie lunastamise lõpule. Nii nagu Jeesus ise ütleb ristil rippudes, see on lõpetatud. Ja kui Jeesus oli siis surnuist üles tõusnud, siis võis kõigile kuulutada, et tema elab ja ka meie peame elama, saame elama koos temaga ja temas. Aga see elu on tulnud siia maailma jõuluöösel, väikese inimlapsena, nii õrnana, nii haavatavana,
aga ka niivõrd kättesaadavana, sest Jumal tahtis teha ennast meile ligipääsetavaks ja pole paremat, pole täiuslikumat viisi, kui teha seda sündides siia maailma väikse lapsena. Niisiis, veel kord, ma ei väsi kordamast, ma soovin teile õnnistatud jõulu, õnnistatud Issanda sündimise püha, sest see püha kõneleb meile sellest, kui väga Jumal meist hoolib, kui väga ta meid armastab, kui väga ta tahab olla meiega ja kui ligidal ta tahab olla meile. Aga kui me läheme kirikukalendris edasi, siis juba teisel jõulupühal ehk 26. detsembril pööratakse meie pilgud selle elu reaalsusele, selle inimliku maailma tegelikkusele tagasi. Jah, me oleme tähistamas Issanda sündimist, Jumala armastuse imet, aga see inimeste maailm on ikka selline, nagu ta on patulangusest peale, Kaini vennatapust peale olnud. 26. detsembril meenutab kirik esimest märtrit Stefanust, kuigi me võiksime öelda, et need esimesed märtrid olid tegelikult need, keda meenutatakse süütalaste päeval, siis esimene kiriku märter selles mõttes, et kirik, kristlik kogudus oli rajatud ja keegi suri märtrina sellepärast, et ta andis tunnistust Jeesusest, Kristusest. See oli muidugi püha diakon Stefanos, keda meenutatakse 26. detsembril. Ja see on väga huvitav, et need kaks püha, Issanda tulemine siia maailma ja tema sulase lahkumine siit maailmast on niimoodi asetatud kirikukalendris kahele järjestikusele päevale. Küllap sellel on väga sügav mõte ja see sügav mõte seisneb just nimelt selles, et püha Stefanus näitab meile oma eluga ja oma surmaga, milleks Jeesus siia maailma tuli. Selleks, et tõde, et elu saaks inimeste keskel avalikuks ja et need inimesed, kes selle vastu võtavad ja kes sellest tõest ja elust tunnistust annavad, võivad olla julged ja kindlad, hoolimata kõigest sellest, mis neile siin elus osaks saab. Olgu selleks siis mitmesugused nii-öelda loomulikud katsumused, ka valud ja kannatused või ka sellised, mida ei peaks olema, mida põhjustavad neile teised inimesed. See on olnud kristlaskonna saatus läbi aegade. Tõest tunnistuse andmine ei ole midagi sellist, mis alati igal pool tänu ja rõõmuga vastu võetakse. Põhjus on ilmselt selles, et kuigi inimesed hea meelega tahaksid kuulda sõnumeid igavesest elust ja õndsusest, ei taha nad sugugi mitte sama hea meelega kuulda sõnumit sellest, et kõik on pattu teinud ja Jumala aust ilma. Et me oleme väärt kohut ja hukkamõistmist. Et me ei pääse taevasse, igavesse ellu, kui me sinna pääseme, mitte oma teenete varal, vaid üksnes Jumala armust. Me tahaksime ise midagi olla. Meile ei meeldi, kui keegi meile etteheiteid teeb. Ma arvan, et me teame seda oma igapäevasest elust. Isegi siis, kui me ise tunneme, et nüüd ma tegin või ütlesin midagi valesti, kui siis keegi sellele tähelepanu juhib, küll siis ikka kihvatab sees ja tahaks kohe protesteerida. Mis sest, et me teame, et see, mida meile ette heideti, on tõsi. Meile ei meeldi, kui meile seda öeldakse. Ja vahel tekitab see tõesti isegi niisugust vastupanu, nagu oli see, mida pidi kogema püha Stefanus. Ta visati kividega surnuks. Mille pärast? Tõe kuulutamise pärast. Evangeeliumi, päästesõnumi kuulutamise pärast. Kui absurdne see tundub, eks ole. Aga ega see ei ole lõppenud tänase päevani. Ka praegusel ajal on maailmas mitmel pool
toimumas väga ränk kristlaste tagakiusamine. Ja see on asi, mille pärast me peame tõsiselt palvetama ja millest me peame ka ausalt ja otsekoheselt rääkima ja mis peaks samas panema meidki järele mõtlema ja küsima enda käest, aga kuidas on lood minuga? Kuidas on lood minu elu tunnistusega Kristusest? Mind ei ähvarda praegu tagakiusamine. Võib-olla võib mind ähvardada kellegi pilge või üleolev suhtumine ja tihtipeale hirmutab seegi meid niivõrd, et me loobume avalikult Kristusest tunnistuse andmisest. Püha Stefanus ja teised märtrid on meile siin suureks julgustuseks ja ka meeldetuletuseks ja manitsuseks. Me oleme kutsutud andma tõest ja elust ja jumalikust päästest tunnistust. Mitte sellepärast, et Jumal seda vajaks, vaid sellepärast, et seda vajavad need inimesed meie kõrval, kes ei ole seda sõnumit veel kuulnud või ei ole selles veendunud või on selles koguni mingil põhjusel pettunud. Võib-olla oleme meie ise selle pettumuse põhjustanud oma eluviisiga, mis ei ole kooskõlas meie usu ja meie sõnumiga. Või võib-olla me oleme lihtsalt jätnud selle sõnumi kuulutamata. Armastuse pärast nende inimeste vastu me peaksime võtma endale eeskujuks nii Püha Stefanuse kui teised märtrid ja just sellest samast Jumala inimeseks saanud armastusest ustavalt ja julgelt tunnistust andma. Samamoodi nagu andis see, keda meenutatakse 3. jõulupühal ehk 27. detsembril. Püha apostel ja evangelist Johannes, keda ma olen juba nimetanud, kes on jätnud meile nii palju imelisi tõdesid Jumala ainusündinud poja kohta, kes on tulnud mitte selleks, et meie üle kohut mõista, et meid hukka saata, vaid selleks, et need, kes temasse usuvad, ei hukkuks ja päriksid igavese elu. Tema on see Jumala sõna, kes on saanud lihaks, kes on tulnud Isa südamest selleks, et avada meile Jumala olemus. Tema on see, kes on kutsunud ka oma apostlid, oma jüngrid, oma kiriku ja läkitanud ta maailma selleks, et ta kuulutaks elusõna ja et ta kingiks inimestele ka selle imelise pattude andeks andmise ja uue elu anni, mille jagamise Issand oma apostlite ja nende kaudu kogu oma kiriku kätte usaldas. Apostel Johannes küll ise ei surnud märtri surma, aga temagi pidi oma elu jooksul väga palju kannatama. Me teame, et ta oli ka pagenduses Patmose saarel. Seal pani ta kirja nägemuse, mis on meieni jõudnud Johannese ilmutuse raamatuna. Temalt on pärit evangeeliumi ja 3 kirja. Aga ma usun, et lisaks nendele kirjutistele jõudis ta veelgi enam teha ära oma sõnumiga, oma kuulutusega, nende inimeste kaudu, kelle juurde ta läks või kes tema juurde tulid siis, kui ta ise oli juba nii kõrges eas, et enam kuhugi minna ei saanud. Tema õpilaste hulgas on neid, keda me samuti teame pühakute kiriku isade ja märtritena või apostellike isadena, nagu neid nimetatakse. Nii et see jünger, keda nimetatakse ka Jeesuse armastatud jüngriks, kes tõenäoliselt oli kõige noorem Jeesuse jüngrite hulgas ja kes ka elas kõige kauem kuni 1. sajandi lõpuni. See jünger on meile samuti väga suureks ja kirkaks eeskujuks. Eeskätt selle poolest, kuivõrd tõsiselt, kuivõrd, ma ütleksin, sõnalt ta võttis seda, mida ta oli kogenud ja mida ta on meile oma kirjutiste kaudu edasi andnud. Et tõepoolest Jumala poeg sai inimeseks. Jumala sõna sai lihaks. Ta kasutab seda
sõna liha, mis ei ole ju nii väga ilus sõna, meelega selleks, et näidata, kui tõeline see on. Me ei kuuluta mingeid muinasjutte, me kuulutame tõde. Ja tõde on see, et Jumal on tulnud ise meie juurde, saanud üheks meie hulgast, saanud inimlapseks, selleks, et need, kes temasse usuvad ja ta vastu võtavad, võiksid saada Jumala lasteks. Mõelge, me kõik oleme kutsutud saama kõige kõrgema Jumala lasteks, Jeesuses Kristuses, kelle sündimist me taas tähistame. Ja nüüd me jõuamegi laste juurde, ka nende laste juurde, kes ise seda teadmata andsid oma elu Kristuse eest. Nende Petlemma süütute laste juurde, kelle kuningas Herodese käsul tema sõjamehed tapsid, sest et Herodes kartis oma trooni pärast, mille ta niigi varsti kaotas, sest et ta suri mingi hirmsa kohutava haiguse tagajärjel. Ja see sündmus toob meid nüüd tõesti väga karmilt tagasi selle maailma tegelikkusesse. Ühel pool Jumala imeline ennastandev armastus, teisel pool aga inimese kirjeldamatu isekus ja kurjus, millele inimesed nii sageli on andunud. Mitte ainult andnud paar tilka oma verest, vaid andnud ennast täielikult. Me teame seda, me teame, et see on tõde inimkonna ajaloo kohta läbi aegade. Vahel mõned inimesed ütlevad, et no kas see Petlemma laste tapmise lugu on ikka tõsi, kas saab midagi nii hirmsat sündida. Kuulge, tänasel päeval sünnib maailmas õudsemaid asju, mida inimesed põhjustavad üksteisele. Petlemma süütute laste tapmine ei ole mitte kõige rängem kuritegu, mille inimkond on läbi aegade korda saatnud. Ja kahvatub isegi selle kõrval, mis, nagu ma ütlesin, toimub praegu mitmel pool maailmas. Selline see inimkond ongi. On väga kurb ja väga raske sellel kaunil jõuluajal nendest asjadest rääkida, aga nii see on. Rõõmusõnum on see, et just sellisesse maailma Jumal saatiski oma poja. Just sellisesse maailma see Jumala igavene sõna väikese väeti haavatava õrna inimlapsena sündiski. Selleks, et öelda see kurjus, see ülekohus, see isekus siin maailmas, see peab lõppema. Ja see ei ole ka mitte kõige tugevam jõud siin maailmas. Jah, need, kellel on jõud ja kes kasutavad selle jõu kehtestamiseks või oma võimu kehtestamiseks vägivalda, võivad arvata, et nendel on viimane sõna. Et nemad on need, kes ütlevad ja otsustavad ja valitsevad, aga tühjagi. Tegelikult on tõeline kuningas, tõeline valitseja, see väike lapsuke seal Petlemma sõimes. See Jumala lihaks saanud armastus. Ja tema võidab ära kõik. Tema murrab kogu kurjuse, kogu vägivalla. Selleks on ta tulnud siia maailma. Ta teeb seda esmalt inimeste südames, nende inimeste südames, kes kuulevad tema kutset ja sellele järgnevad. Aga viimaks teeb ta seda ka siis täielikult, kui ta oma kirkuses ja väes tagasi tuleb. Me kõik oleme kutsutud selle päeva ootuses oma pilgud üles tõstma, lootusega, julgusega, teades, et kurjus on juba võidetud, et pimedus on juba möödas, sest tõeline valgus on siia maailma sündinud. Aga pidage meeles, meie asi on sellest valgusest ja armastusest kogu oma eluga tunnistust anda.
nii nagu enese teadmata need Petlemma süütud lapsed, nii nagu Apostel Johannes kogu oma kuulutusega, kõigi oma kirjutistega, nii nagu esimärter Stefanus, kes veel surreski palvetas oma hukkajate eest, et Jumal neile andeks annaks, et nemadki võiksid pärida igavese elu ja õndsuse. Ja me teame, et vähemalt ühe puhul läks see palve täide. See oli see noor mees, kelle nimi tollel hetkel oli veel Saulus, aga kellest hiljem sai apostel Paulus. Ja muidugi eeskätt Jeesuse Kristuse enda eeskujul ja tema väes, kes on Jumala lihaks saanud armastus, kes on tee ja tõde ja elu, kelles on siia maailma, meie juurde, meie kõrvale, nii ligidale kui võimalik, tulnud Jumal, meie looja ise, et meid mitte miski enam temast ja tema armastusest lahutada ei suudaks.